Päästeamet alustab 6. oktoobrist külmateelse perioodi kodukülastustega, et nõustada inimesi Ida- ning Lääne-Virumaal tuleohutuse teemal nende enda elupaigas. Kodunõustamisi viivad läbi riiklikud ja vabatahtlikud päästjad. Päästjate tähelepanu fookuses on seekord korter ning eramajad küttekolletega. Küttekolded ja korstnad peavad loomulikult olema korras, et õnnetust ei juhtuks. Seaduse järgi peab kortermajade ja ridaelamatu küttesüsteemi puhastama korra aastas kutseline korstnapühkija, kes väljastab tehtud tööde kohta akti. Eramajades võib korstnat pühkida ka ise, kuid korra 5 aasta jooksul peab süsteemid siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija. Samas päästjad ei lähe kontrollima ega trahvima, vaid inimesi nõustama. Sageli ei märka inimene ise, mis võib nende kodus põhjustada tuleohtu, ütleb Ida Päästekeskuse ennetusbüroo nõunik Liina Järvi. Kutsume üles kõiki, kes soovivad vestelda tuleohutuse teemal, registreeruma päästeala infotelefonil 1524. Info saadetakse edasi päästjatele, kes lepivad nõustamisaja elanikuga kokku, lisas Järvi. Korstnasse või kaminasse päästjad vaatama ei hakka, küll aga pööravad tähelepanu sellele, kas pliidi ja ahjusuu esine on kaetud tuleohutu materjaliga ja kui kaugele on ladustatud põlematerjal küttekolde ümbruses. Lisaks vesteldakse ka suitsuanduri hooldamise teemal. Igalühel on võimalik kutsuda oma koju päästetöötaja, helistades päästeala infotelefonile 1524. Nõustamist viivad läbi lähima päästekomando päästjad ja vabatahtlikud päästjad, kes esitavad kodukülastuse läbiviimisel isikut tõendava töötõendi ning saabuvad kodukülastust läbi viima päästeriietuses ja tehnikaga. Dokumentide ehtsust saab kontrollida helistades telefonile 1524. Kodunõustamised kestavad oktoobrikuu lõpuni. Päästeameti soovitused: kasutuses oleva ahi, pliit ja korsten peab iga aastal enne kütteperioodi olema pühitud. Ära põleta küttekoldes plastikud, kilet, tekstiili ega liimi, lakk või värviainet sisaldavat materjale, näiteks puitplaat. Jälgida kütteseadmeid külmal ajal tavapärasest hoolsamalt. Märka naabrit, aita oma eakatel sugulastel ja naabritel kontrollida üle küttekolded. Võimalusel võiksid naabrid ühel ajal kutsuda korstnapühkija, kes kontrollib ning puhastab küttekolded mõlemas kodus korraga. Nii tuleb odavam ja annab kindlustunde, et ka naabritel on küttekolded korras. Maja ohutus sõltub kõikidest elanikest.